Olen Anne Klooren. Ma töötan Jüri koolis õppejuhina. Samuti annan eesti keele tunde sel õppeaastal teise kooliastme Ukraina õpilastele. Olen ka LAK-õppe koolitaja, samuti mitmete õppematerjalide autor. Minu nimi on Tatjana Paun-Valgma. Ma olen Tallinna Läänemere gümnaasiumi õppejuht ning eesti keele õpetaja. Olen pikalt tegelenud keelekümbluse ja LAK-õppega. Oma teadmisi olen edasi andnud koolitaja ja nõustajana. Olen Lea Maiberg. Ma töötan Tallinna Rukkilille lasteaias õppejuhina. Olen pikalt olnud eesti keele kui teise keele õpetaja, koolitaja ja õppematerjalide autor. Mina olen Kriste Kald. Muuhulgas olen LAK-õppe teemade koolitaja ja mitmete õppematerjalide autor. Minu keelesammud on metoodiline materjal, mis on loodud eesti keele õppimise toetamiseks nii lasteaias kui ka esimeses kooliastmes. See sobib nii eesti emakeelega lastele kui ka neile, kes õpivad eesti keelt teise keelena. Materjal pakub õpetajale süsteemset tuge, ideid, vahendeid ja tegevusi, mida saab paindlikult kohandada vastavalt laste vajadustele. Selle kohvri süda peitub 11 ümbrikus. Esimene neist on mõeldud just teile, head õpetajad. See sisaldab põhjalikku seletuskirja, mis on teie teejuhiks. Siin on lahti kirjutatud seosed alushariduse ja põhikooli riiklike õppekavadega ning sammud, kuidas arendada keeleoskustaset EL A1 tasemelt A2-ni. Oluline on teada, et see materjal toetab võrdselt nii eesti kodukeelega last kui ka muukeelset õppijat. Oleme loonud süsteemi, kus metoodilised võtted ja ülesanded on eesmärgistatud ning toetavad lapse loomulikku keele arengut. Ülejäänud 10 ümbrikku on täis puhast avastamisrõõmu. 5 ümbrikut lasteaiamaterjalidega ja 5 koolimaterjalidega. Kuigi oleme jaotunud materjalid tinglikult lasteaia ja kooli vahel, on see pigem jaotus algajale ja edasijõudnule. Sina õpetajana tead kõige paremini, milline tase sinu õpilastele sobib. Iga teema alt leiad rikkaliku pildimaterjali, piltsõnakaardid, mudellaused ja loomulikult klassikalised keelemängud nagu domino, memoriin ja pusled. See on aktiivõpe, kus keel omandatakse tegevuse kaudu. Kuid kohver ei piirdu vaid füüsiliste materjalidega. Õpilastele mõeldud prinditavad töölehed on kättesaadavad ka Eesti Keele Instituudi veebilehel. Eriti mugavaks teeb õpetaja töö iga teema juures olev teejuht. See on sisukord, kuhu oleme koondanud ka aktiivsed lingid, asjakohased laulud, videod, tekstid. Nii on kogu vajalik õppevara vaid 1 kliki kaugusel. Minu keelesammude materjalis selgub, et keeleõppe ei ole ainult sõnade ja reeglite õppimine. Keel areneb siis, kui seda kasutatakse suhtlemises ja koostöös teistega. Seetõttu on keeleõppe eelkõige sotsiaalne protsess. Lapsed õpivad keelt läbi suhtlemise, nad kuulavad, räägivad, küsivad ja reageerivad. Keel kujuneb päris olukordades, mitte ainult harjutustes. Näiteks võivad lapsed mängida rühmas poodi. Üks laps on müüja ja teine ostja. Nad peavad küsima, vastama ja kokku leppima, mida ostetakse ja kui palju see maksab. Sellises olukorras kasutavad lapsed keelt loomulikult ja eesmärgipäraselt. Minu keelesammudest toetataksegi õppimist just selliste mänguliste ja praktiliste tegevustega. Lapsed kirjeldavad pilte, jutustavad lugusid ja lahendavad koos ülesandeid. Õpetaja roll on luua turvaline ja toetav keskkond, kus laps julgeb rääkida, proovida ja ka eksida. See kasvatab enesekindlust keele kasutamisel. Ja samuti on oluline, et keelt õpitakse koos tegutsedes, mitte eraldi istudes. Rühma ja paaristööd aitavad lastel üksteiselt õppida ja keelt loomulikult kasutada. Kokkuvõttes näitab minu keelesammude metoodika, et keel areneb suhtlemises, koostöös ja ühistes tegevustes, mitte üksinda õppides. Minu keelesammude maailmas on mäng õppimise loomulik osa. Läbi mängu omandab laps uusi sõnu, katsetab keelt ja loob seoseid, kartmata eksida.
mängimine ei ole lihtsalt lõbus ajaviide. See on meie aju treeninglaager. Näiteks sudoku lahendamine, memoriinis paaride leidmine või pusle kokkupanemine ei arenda ainult kannatlikkust, vaid lihvib ka loogilist mõtlemist ja tähelepanuvõimet. Iga õige ruut või kokku sobiv pusletükk õpetab ajule, kuidas märgata mustreid ja lahendada keerulisi ülesandeid. Keeleõpe võib sageli tunduda raske tööna, kuid läbi mängude toimub see märkamatult. Näiteks piltsõnakaardid seostavad uue sõna visuaalse kujutisega. Mängud nagu bingo ja domino on suurepärased abilised uute lausemallide kinnistamiseks. Läbi mängu kordab õppija sõnu ja väljendeid ikka ja jälle, kuni need muutuvad loomulikuks osaks tema kõnest. Lisaks toetavad keeleõpet laulud. Laulud aitavad harjutada hääldust ja tabada keele loomulikku rütmi. Kuna lauludes korduvad refräänid ja sarnased lausemustrid, jääb uus sõnavara meelde peaaegu iseenesest. Metoodiline materjal Minu keelesammud on koostatud LAK-õppe põhimõtteid järgides. See tähendab, et keelt ei õpita eraldiseisvana, vaid läbi tähendusrikka ja õppijale jõukohase sisu. Minu keelesammud seob keele erinevate tegevustega, liikumine, kunst ja keskkonna avastamine. Nii tekib keelele päris tähendus. LAK-õppe põhimõtete järgimine loob võimaluse kasutada eesti keelt loomulikult ja julgelt. Selle asemel, et keskenduda keerulistele grammatikareeglitele, rakendatakse keelt praktilistes tegevustes. Muusika ja loovusülesanded ühendavad tervikuks kuulamise, lugemise ja kirjutamise. Aruteluküsimused suunavad õpilasi keelt aktiivselt ja tähendusrikkalt kasutama. Eneseanalüüsi ülesanded arendavad kriitilist mõtlemist ja oma õppimise mõtestamist. Iga laps on erinev ja õpib omas tempos. Minu keelesammude tegevuskavad on paindlikud ning annavad õpetajale võimaluse kohandada tegevusi vastavalt laste huvidele, keeletasemele ja õppimisvajadustele. Need on praktilised tööriistad, mis pakuvad ideid ja suundi, jättes ruumi õpetaja loovusele. Nii saab iga laps osaleda, kogeda eduelamust ja areneda talle sobival viisil. Koos Lottega avastavad lapsed Eestimaad seiklusrikka ja mängulise teekonnana. Lotte ei vii lapsi kindlas järjekorras ühest kohast teise, vaid õpetaja saab teemasid paindlikult kasutada vastavalt õppimise vajadustele. Lotte kodukohas Leiutajate külas räägitakse lastest endist, nende peredest, sõpradest ja igapäevaelust. Lapsed õpivad jutustama, mida nad teevad ja kellega nad koos on ja mis neile meeldib. Tallinnas külastatakse loomaaeda ja Kadrioru parki. Seal õpitakse märkama loodust, kirjeldama loomi ja keskkonda ning käituma hoolivalt nii looduse kui ka teiste inimeste suhtes. Narvas segeldakse kindluses ja räägitakse jõest. Lapsed õpivad kirjeldama linna ja loodust ning märkavad, et erinevad kultuurid on väärtuslikud ja huvitavad. Näiteks Tartus, Ahhaa keskuses ja Mänguasja muuseumis saavad lapsed katsetada ja leiutada. Nii arendatakse keelt läbi tegutsemise ja avastamise. Eesti saartel räägitakse loodusest ja vägilaste lugudest. Lapsed õpivad loodust kirjeldama ning arutlevad, mida tähendab abivalmidus ja headus. Kogu selle teekonna jooksul kujunevad ka olulised väärtused, hoolivus, koostöö ja austus. Samas rõhutatakse selgelt, et vägivald ei ole aktsepteeritav. Lottega on Eestimaa avastamine mänguline, eluline ja väärtusi kujundav viis õppida keelt, kultuuri ja üksteisega koos tegutsemist. Metoodilise kogumiku autoritena usume, et erinevad ülesanded on õpetajatele ideede pangaks. Oma õpilaste huvidest ja keeletasemest, samuti õpitulemustest ja teemadest lähtudes saab õpetaja ise luua uusi variante kogumikus pakutud ülesandetüüpidest. Nii saab ülesandeid juurde luua ka Lotte erinevate teemade õppimiseks, kinnistamiseks. Kui kogumikus saab domino toel koostada jutu Lottest ja tema perest, siis suurepäraselt sobib domino näiteks tööks mõistatustega. Vist ei ole teemat, kuhu ei sobiks erinevate lahendustega memoriin. Paari saab panna pilte,
pilti ja sõna ja selle sünonüümi, mõistet ja selle selgitust. Sama laia kasutusskaalaga on mosaiik, bingo, miniraamat. Kogu loomistööd ei pea õpetaja sugugi ise tegema. On mitmeid võimalusi kaasata sellesse protsessi oma õpilased.